raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tervist, head raadiokuulajad, stuudios on Anti ja Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Me vahendame teile kõige värskemat teavet Riigikogu istungisaalist, komisjonidest ja kuluaaridest. Aga täna me alustame sellega, et rääkida Liisa Pakosta esinemisest Riigikogu ees, mis paraku ebaõnnestus täielikult, ja teeme tähelepanekuid e-valimiste teemal, mis puudutab ebaregulaarsusi, värskelt leitud andmeid USA-st, nende luure ülema poolt, ja lisaks tuleb juttu Konjunktuuriinstituudi andmetest, kus tuleb välja, et inimesed jätkuvalt vaesuvad. Evelin, aga see Liisa Pakosta etteaste, mis kestis mitu tundi Riigikogu ees, see puudutas Eesti 2035 strateegia elluviimist. No mis mulje sinule jäi? No, algas see ettekanne üpris naljakalt, et tegu on ju ikkagi justiits- ja digiministriga ja tema alustas oma juttu sellest, et tema ei taha rääkida olulistest teemadest nagu kriminaalpoliitika, vägivallaennetus ja õigusloomest ei taha rääkida, vaid tema tahab rääkida vabadusest ja vabadest inimestest, et hakkas kohe lilledest ja liblikatest rääkima ja samal ajal, kui me teame, et meil on see Pihlakodu vägistamisskandaal teada ja kõik see justiitsrünnakud, igasugused prokuratuuri tegevused ja tuleb meie ma rõhutan, justiitsminister tuleb ja hakkab rääkima lilledest ja liblikatest. No jah, ta tahtis kõige rohkem rääkida tehnoloogiast, siis tehisarust, sellest oli läbivalt juttu ja siis ma vaatasin, et kui küsimuste voor tuli, siis oli kiirete sõrmede vool, kõik reformierakondlased ja Eesti 200-tajad vajutasid nupu sisse, et saaks küsida, et no kui hästi meil kõigil läheb, no ikka väga hästi, kas AI-ga olete tarku otsuseid teinud. Minule jättis see narri mulje, et kas siis te tõesti nii kardate neid teravaid küsimusi, jätnud siis nagu opositsiooni esimeseks, las nad küsivad teravad küsimused ära ja kui veel aega on, siis küsivad nemad ka neid, et kui hästi kõik Eestis on, aga see jätab klakööri mulje. No ongi kohe esimese küsimusena lendas peale Irja Lutsar, kes meil on ju infotehnoloogia, jutumärkides infotehnoloogia guru ja tema suur mure oli identiteedivargused ja pärast seda tuli kohe Urve Tiidus, kes oli ka väga huvitatud infotehnoloogiast, et meil on täielikult infotehnoloogid siin. Samas, kui vaadata, et mida siis opositsioon küsis ja näiteks oli ju mure ka selles, et meil tuleb järjest rohkem seadusandlust, juba tuleb see omandi kallale minek, et tehakse seadusi, kus võib inimeselt võtta poole hinnaga maja käest ära, kui see jääb nii-öelda riigile ette, ükskõik millise eriprojekti või eriplaneeringu suhtes, et jah. Nii ta oligi täis eneseülistust, aga vaadake, numbrid ei toeta seda. Ja kui mina läksin oma fraktsiooni poolset ettekannet pidama, siis ma alustasin seda nii, et ütlesin, et see oleks nagu tehisaru tehtud ettekanne ministrilt, et igav, ilmetu, tehislik, kahjuks ka eksitav. Tehisaru petab ju ka. Oleme vahel testinud, et mis asju see tehisaru oskab teha. Mina ütlesin, et mitte ei ole märgatud, et meil on 3 aastat majanduslangust, inimeste ostuvõime langeb, riigi konkurentsivõime langeb, rohepöörde sildi all lammutatakse energiasüsteemi, suveräänsus väheneb, sisuliselt edendatakse plaanimajandust, läbi on viidud lähiajaloo kõige massilisemad maksutõusud ja muidugi ajaloo kõige madalam sündivus. Strateegia missugune, see on riigi lammutamise strateegia. Ja kui tulla ka selle digiriigi juurde tagasi, siis minu meelest on see selline mull, mis on ammu lõhki läinud. Eesti ei ole ammu
enam heas mõttes digiriik, kui me vaatame, kui aeglane internet meil on või et kui kallis see internet on. Meil on üks Euroopa kallimaid interneti ja ühendusi, inimesed peavad kordades rohkem maksma kui ülejäänud Euroopa riigid. Ja kõik need kiired ühendused, mida on lubatud, need on hirmkallid, et kui küsid, et kas see vägev valguskaabel läheb siit mitte kaugelt mööda, ütleb, et ärge unistagegi. Ehk siis ei ole inimestel võimekust ühendusi sinna luua. Jah, et ühendused on väga kallid, et see valguskaabel võib maja lähedalt mööda minna, aga kättesaamatuks jääb selle kalli kaabliga ühinemine. Ja väga kallis hind ja mina ütlesin ühe esimese asjana ka digiriigi kohta, et kuulge, möödunud aastal varastati Eesti inimestelt 700 000 apoteeka ja siis lemmiklooma firma Pet City kliendikaardi omaniku isikukoodi, 400 000 e-posti aadressi, 60 000 koduaadressi, umbes 30 000 telefoninumbrit ja muidugi tohutu hulk ravimiinfot, mida inimesed on tarvitanud enda jaoks. Kujutage ette, kuidas e-riik lekib igast otsast, aga luuakse muudkui juurde andmebaase, mis kipuvad jälle lekkima. Vaat siin ei rääkinud minister ühtegi sõna, kuidas ta küberturvalisust taga, kuidas seda kõike teha, sest kõik need andmebaasid tegelikult on mustal turul kaubeldavad ja arvatavasti ka juba Vene luure käes või siis telefonipetturite käes. No just, ma tahtsin selleni jõuda, et isegi nii väikse asjaga ei suudeta tegeleda nagu telefonipettused. Iga aasta kaotavad inimesed 10 miljoneid eurosid telefonipetturitele ja Liisa Pakosta siis soovitab sealt puldist, et leppige lähedastega kokku mingi turvasõna, et ei hakkaks uskuma või kui pettur helistab. Ma küsisin, et kuulge, kõik ei vaata ju neid kanaleid, et mida te teete selleks, et pensionärid, vanurid saaks selle sõnumi kätte, et kaitsta meie inimesi. Ma arvan, et Eestis pole enam ühtegi inimest, kellele ei oleks helistanud mõni venekeelne nuttev naine või... Evelin, räägi sest täpsemalt, sulle ju helistas see nuttev naine, sinule helistas. Mulle eile helistas, võtan telefoni vastu, vaatan Eesti number ja kuulen vene keeles, inimene nii loomulikult nutab ja ma ütlesin, et ma annan teid politseisse, kähku pandi toru ära ja ma rääkisin ka oma pinginaabri Arvo Alleriga ja küsisin, et kuule, et kas sulle on ka jõudnud need kahtlased kõned ja ta ütles, et jaa, talle ka on siin mõned kuud tagasi helistatud ja on öeldud, et on Eesti politseist ja Arvo olevat siis vastu öelnud, et kuule, kui sa oled Eesti politseist, räägi eesti keeles ja selle peale oli toru ära. Aga nüüd mõelge rahulikult, kui meil on siin 50 000 või 500 000 kõnet ehk kui Riigikogu aseesimees on saanud selle kõne meie Riigikogu liikmetena, statistiliselt on igaüks peaaegu saanud, aga mõni inimene langeb selle nutva naisterahva ohvriks. Võib-olla ainult 30 000 üks, kes ütleb, et minu lapsega on midagi juhtunud, kanna raha üle, et muidu on jama majas. Ja seda nad ei suuda aira hoida, nagu ei oleks võimalik e-riigis tuvastada, kust helistati. Me pidime olema Euroopa Liidu väga tihedas justiitskoostöös. Jah, mõned seltskonnad on vahele võetud nendest telefonipetistest, aga see on ikkagi nii suur probleem, et mitukümmend miljonit kaotavad inimesed igal aastal. Eelmine aasta 2024 kaotasid inimesed 40 miljonit eurot petukõnede tõttu ja nad ei suuda ka seda süsteemi välja arendada, et kui mingilt numbrilt hakkab juba tulema seal 100 kõnet erinevatele numbritele, et saaks selle numbri blokeerida, küsida, et mis toimub. E-riik, Evelin, see on e-riik, nüüd me ei suuda mitte midagi, nüüd on kõigil õigus sulle petukõnet teha ja varastada pettustega raha. Jah, e-riik, et ainus asi, mida me suudame, on vanaemale selgeks õpetada turvasõna, et niimoodi elamegi. Kurb. Ja mida ta veel välja tõi, oli muidugi see kurikuulus vanglate teema, et mitu küsimust tuli selle kohta, et ta nii õhinapõhiselt kilkab, kuidas Hollandist ja Rootsist on lootus vange saada, läbirääkimised käivad, et see on tüüpiline Eesti 200 õhinapõhine kilkamine
teemal umbes niimoodi, et kui me räägime IT-tehnoloogiatest, siis kogu rahvas on pikali ja nemad valivad neid igavesti. Ei, see mull läks juba kohe pärast valimisi lõhki, kui kummalistel asjaoludel hüppas nende toetus just mingi 10 päeva enne valimisi 15% ja siis haihtus ja pole kunagi tagasi tulnudki, et just kummalisel kombel enne e-valimiste algust väidetavalt hüppas nende toetus nii üles. Ja küsiti mitmel korral väga karmilt ka Pihlakodus toimunu kohta, et kuidas saab prokurör öelda, et kui inimest vägistatakse, siis ei pruugi seda alla vaimseid ega füüsilisi taga kannatusi tekitada ja Liisa-Ly Pakosta ütleb selle peale, et ei, tema ministrina ei saa sekkuda uurimistesse, et ei tule kõne allagi, aga samas inimesed ju näevad seda ebaõiglust, et meie kõige haavatamate inimeste tehakse liiga ja selle peale ütleb prokurör ajas nii hullu juttu, et ära minestama, ta ju ütles, et vägistamine ei pruugi põhjustada vaimset ja füüsilist tervisekahju, kommenteeris menetlust juhtinud prokurör Arika Lepp Ekspressile. No vaat see jahmatas avalikkust, et mitte ainult õiguseksperte, vaid ka kõiki, kes selle kuulevad, et kuidas siis nii. Ja see on selline väga edukas vanadekodu, kus on nagu miljoniline kasum. Mäletad, kunagi oli seal Südamekodude asi, mida kamandab siis Reformierakonnaga seotud persoon. Ja siis vaikiti ka maha mingi hirmus lugu poolnälginud inimesest ja et Liisa-Ly Pakosta vastus oli, et prokuratuuri sõnastus oli ebaõnnestunud. Ma arvan, et prokuratuur oskab väga hästi oma mõtteid sõnastada, et see ongi ju nende töö ja see, et nüüd riigi poolt siis pakutakse kannatanule õigusabi kulude hüvitamist, et see on vähim, et riik, mida suudetakse. Masendav lugu, asi on selles, et vahel ei tasu õigusküsimustes kohe emotsionaalseks minna, aga praegu on prokurör ise öelnud asja välja, mis on igale tavalisele inimeselegi selge, et siin on kriitikat täiesti põhjendatud ja ma tsiteerin vandeadvokaat Paul Kerest, kes ütles, et need näited illustreerivad laiemat probleemi, vajadust inimlikuma, empaatilisema ja seaduse tegeliku eesmärki tõlgendava õiguse järele. Et Pihlakodu juhtumist vaatab vastu empaatia võimetu ja ennast õigustav suva. Need olid siis vandeadvokaat Paul Kerese sõnad ja raske on nendega mitte nõustuda. Aga muidu oli niimoodi, et ta ütles, et mina ei saa kusagile siin sekkuda, aga järgmises lauses ütles ta täiesti vastupidi. Et paljud pisikesed asjad jäävad nagu tähelepanud, et mina panigin prokuratuurile prioriteediks nende väikeste asjadega tegelemise. Järelikult sai küll prioriteeti panna ja siis ma küsisin juba järgmise asjana, et hei, kuidas nii? Teie ei saa mingit prioriteete panna, teie ei saa millessegi sekkuda, aga Johanna-Maria Lehtme asi venib ja venib, mitte midagi. Ma tõin võrdluseks Marti Kuusiku juhtumi, mis on läänevirulastele kindlasti huvitav, et siis oli küll nii, et politsei peadirektor pani staabi Rakveres püsti, seal oli 10 kaupa politseinikke, kes jälitasid Martit ja tema tuttavaid öösel ja päeval, vara hommikul ja hilis õhtul, siis sai kõike teha, tohutu politseiressurss pandi inimese ruineerimisele ja ühel eesmärgil, et EKRE osalusega valitsust maha joosta. See oli siis poliitiline jurisprudents, et Marti Kuusik jäi igas punktis õigeks, aga Johanna-Maria Lehtme imeb kõrrekesega mõnel kaunil rannal ikka veel oma mõnusaid kokteile ja mitte midagi temaga ei juhtu. Ja mina veel tsiteeriks Liisa-Ly Pakostat siia otsa, et Liisa ütleb, minu arust oleks päris jube, kui Eesti Vabariik toimiks niimoodi, et minister isiklikult lahendab kohtuasju ja ütleb, kuidas neid tuleb lahendada ja mismoodi tuleb otsuseid teha. Ehk et õigusmõistmisega tegelevad meil ikkagi sõltumatud kohtud ja nagu eespool tutvustasin, tegutsen selle nimel, et veelgi tõsta kohtute sõltumatust. Nojah, sõltumatus. Lehtme on jooksus, ma ütlesin teile, et aga teie maine on nii all, et 1,6% ja ma ütlesin neile Eesti 200-tele Riigikogu kõnetoolist, vaadake,
kui te niimoodi ebaõiglust nagu lasete sündida. Ja oluline on see, et õigus peab ka näima õiglane, et kui justiitsminister on Liisa Pakosta Eesti 200-st ja siseminister Igor Taro Eesti 200-st, siis on paraku väga suur kahtlus, et Johanna-Maria Lehtme juhtum mätsitakse kinni. Ja kui nüüd minna Liisa-Ly Pakosta väljenduse juurde, et tema ei saa ühtegi kohtuotsust seal lahendada, see näitab, et inimene ei mõtle nagu minister. Ta ei saa nagu aru sellest, et tema peab nõudma, et tema valdkonnas oleks pädevad prokurörid, mitte sellised, kes lubavad vana inimesele liiga teha ja teevad siin, ütleme kas või ka Mary Krossi juhtum, see oli küll varem, aga need samad inimesed on ju prokuratuuris alles, kes kõiki neid valekaebusi nii-öelda ka lahendavad või võtame Anti, kas see sinu näide, et kuidas mingi nalja või pullimees teeb sulle valekaebuse ja leitakse, et ei, sellest ei ole midagi. Ei, no mina olen omal nahal ju seda ka veel kogenud, et sellepärast, et omal ajal oli prokuratuur ise seadnud kõrge eesmärgi, et valekaebuste osas ei mingid oportuniteete, et see on niivõrd ohtlik justiitssüsteemile. Aga kui minu suhtes tehti valekaebus Andres Jaadla ja siis tema kompanjoni poolt, siis prokurör ütles, poliitikud omavahel või nii. Tegelikult oli see tunniajalise vestlusega saavutatav see tulemus, et peale valekaebajad vahele võtta. Aga muidugi teine valekaebaja lõi nii vedelaks, et ta ei julgenud nagu minu vastu tunnistusi anda. Ja mida veel võib öelda, et kogu selle teema lõpetuseks, et see Vanglasaareks Eesti muutmine, see on täiesti absurdne, selle vastu me sõdime, et mingid islami terroriste Eestisse veetakse kohale. Ja mina olen aru saanud, et ega Liisa-Ly Pakosta ei ole maha matnud mõtet ikkagi see vihakõne seadus lauale tuua ja hakata käsi väänama sellega, et elame-näeme, et mis siin saama hakkab. Täpselt nii ja me läheme kohe teise teema juurde. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Oleme stuudios tagasi ja vaatame lähemalt e-valimisi, Evelin. Need on üsnagi ammendamatu teema, sest varsti juba mitukümmend aastat on meil nendega eksperimenteeritud. Ometi on kahtlused sügavad, inimeste usaldus on väga madal. Üks põhjus, miks me sellest just räägime, on see, et Riigikantselei ju andis ise teada, et usaldus e-valimistel on äärmiselt madal. Et ütleme, et kahtlus valimiste aususes see on kuidagi isegi pabersedelite puhul võib-olla talutav, et kas valimisprotseduurid on ausad maksimaalselt 10%, aga meil on siis viimastel andmetel üle 40, kes ei usalda. Kes ei usalda ja Riigikantselei tellis ju uuringu ja seal oli siis jagatud kategooriasse, et usaldan täielikult, pigem usaldan, ei tea, ei usalda üldse või ei usalda täielikult. Aga täiesti märgiline oli see, et kõikides nendes vanusegruppides oli väga suur protsent, kus oli vastus, et ei usalda, mitte üldse, seal 20% ja päris suur osa oli ka see, et pigem ei usalda ja võikski öelda, et see protsent on aastasse langenud, et iga korraga muidugi tuleb ka igasugust sellist infot, mis panebki kahtlema, kas või seesama Tallinna Tehnikaülikooli uuring, kus tudengid leidsid, kus on turvaaugud ja enne kui see info avalikuks tuli, öeldi, et nüüd me parandasime selle turvaaugu ära, et see on mõnes mõttes selline eksperimentaalne valimisprogramm, et kogu aeg on augud sees, sest 2023. aasta Riigikogu valimised toimisid selle turvaauguga.
ja selle turvaaugu kõige iseloomulikum omadus oli see, et täiesti kellegile märkamatult oleks võinud hääli ümber vahetada. Ja seda nad ka põhjalikult seletasid, kuidas see toimub. Aga kui me vaatame, et Riigikogu valimistel oli tõesti 80 000 lisavalijat, et need valijate suhtarv oli ju kõrgem, kui võrrelda eelnevate aastatega ja väga hästi on välja toonud Märt Põder, ja digiõiguste aktivist, kes on aastaid turvaaukudele ja probleemidele tähelepanu juhtinud ja ka Riigikohtusse kaevanud. Ja Riigikohus on ju osav, et ta ei menetlegi neid asju, see on ka lihtsalt julmalt ebaõiglane. No Riigikohus poeb selle taha, et ütleb, et näete, meil siin valimisseaduses on need tähtajad, aga nii lühikese tähtaja jooksul ei ole võimalik seda menetleda. Täiuslik nõiaring, midagi ei saa menetleda, midagi ei saa teada, lõpuks pekstakse mõne kuu pärast need kõvakettad puruks, midagi enam tõendada ei saa, et minu meelest alatumat süsteemi on üldse raske välja mõelda. Märt Põder, kes on tõesti nagu, ütleme, kõva pähkel ka nendele valimisteenistuse inimestele, kõikidele nendele e-valimiste aktivistidele on toonud mustvalgel ja ka värviliselt graafikud, mis näitavad, et isegi kui sa oled kõige fanaatilisem e-häälte või e-valimiste pooldaja, hakkad sa siiski kahtlema. Ta tõi graafikud alates 2007. aastast, pannes sinna Keskerakonna, Isamaa, EKRE, Reformierakonna ja sotsiaaldemokraadid ja ilusasti värviliselt eraldas ära, kui palju siis graafikus olid saanud paberhääli ja kui palju siis e-hääli, e-häälte hulk muidugi arusaadav on kasvanud seal aastast aastasse, aga mis pildi pealt kohe silma hakkab, on see, et e-häälte hulk võrreldes paberhäältega on kõikidel erakondadel, välja arvatud Reformierakonnal, no selline, et nagu lumekiht on selline korralik, talvel on mäe peal on lumekiht, et võis võrrelda selle lumekihi paksusega. Aga kõigil on sarnane, isegi EKRE-l on enam-vähem samas võtmes nagu sotsidel või teistel ja Isamaal ja Keskil, nii et meie kriitika, meie kui EKRE liikmete kriitika on siin mõnes mõttes ka sotside Isamaa kaitseks, miks neil ei ole samasugust kõverat nagu Reformierakonnal. Kirjelda seda korraks, sul on graafik ees. Jah, ma olen sel teel, et kui vaadata nendele graafikutele peale, et ongi näha, et on väga suur hulk just paberhääli ja sinna on lisandunud aastast aastasse e-häälte hulk ja vaatamata sellele, et EKRE on olnud kriitiline, on ka teiste erakondadel e-häälte hulk võrdne suhteliselt, aga täielik anomaalia toimub Reformierakonnaga, et Reformierakonnal ei ole, piltlikult öeldes, mitte see lumekiht seal mäe peal, vaid see on sama suur kui see pabersedelite hulk. See on omaette mägi. See on nagu 4 korda on e-häälte hulk valimistel Reformierakonnal kõrgem, kui on teistel erakondadel. Ja kui vaadata, et kui me teeks samasuguse niimoodi kärpe, et võtaks neilt selle ebaloomuliku hulga hääli vähemaks, siis möödunud valimised, 2023. aasta valimised oleks, kui siin silma järgi vaadata, oleks pidanud Reformierakonnal sama palju hääli ehk sama palju kohti olema kui Keskerakonnal, kui EKRE-l ja Isamaal oli natukene vähem, aga saate aru, see on anomaalia, see ei ole normaalne ja Reformierakond hakkas valimisi võitma pärast seda, kui 2025. aastal tuli e-valimised. 2005. jah, et tõsi, see on kõigile silmaga nähtav anomaalia ja seda ei seleta kuidagi ära, miks sotsiaaldemokraatidel on kordades vähem proportsionaalselt Isamaal, Keskil kõigil on ja isegi Eesti 200-l muide. Selle kohta sa ütlesid oma sotsiaalmeedia postituses, et kas pole huvitav, et see viitab sellele, kelle käes võib olla e-valimiste tagatoa võtti. Jah, ja jääbki mulje, kui lugeda ka
nüüd viimast artiklit Märt Põderi Sules, kus ta on toonud neid vastuolusid, et kuidas justkui olevat auditeeritud neid süsteeme, samas logisid kätte ei anta, öeldakse, et ei saa näidata toimingute logisid ja videosid ja valimisteenistus on hoidnud salajas kuigi vaatlejad kuigi ta on öelnud ja lubanud, et vaatlejatele, et me näitame neid, aga see on praegust väga paksu saladusloori all ja kui meil oli siin Riigikogu põhiseaduskomisjonis arutelu all, et luua komisjon, mis uuriks e-valimisi, siis tuldi meile sinna komisjoni rääkima, et no ei ole vaja uurida, aga samas, kui vaadata, kuidas on langenud usaldus e-valimiste suhtes, siis peaks ju valimiskomisjon ise olema see initsiaator, kes näitab, et taastab usalduse, aga nad panevad ainult tuima. Taastab usalduse, et vähemalt 90-95% usaldaksid valimisi. Aga praegu ei ole see võimalik ja minust on selline valimiskomisjon tuleb sekunditega laiali saata, kes ei tee mitte midagi valimiste usalduse taastamiseks. Et lihtsalt lõpetage süüdimatu jama ära, ma ütlen valimiskomisjon. Aga kujutame nüüd ette olukorda, ütlete, et tõesti aastast aastasse on Reformierakond võitnud e-häältega valimised ja tõesti tal on 4 korda rohkem, lausa 5 korda rohkem e-hääli, kui on olnud Isamaal või sotsiaaldemokraatidel. Aga kujutage ette olukorda, kui leiab vastane, vaenlane, Venemaa, turvaaugu, ja mingil hetkel me oleme olukorra ees, kus see Koosi-nimeline erakond, Koosi-nimeline, nagu Reformierakonna on kübeke neid pabersedeleid ja siis terve suur laviin e-hääli. Mis me siis teeme? Jaa, tagatoa meestele ju vahel ei ole midagi rohkem vaja või sellele kurjale geeniusele kui $10 miljonit ja kogu Eesti siis valimissüsteem variseb kokku ja siis on ka küsimus, et kes meid eelmised 10-15 aastat valitsesid, kuidas nemad võimule tulid, kas keegi oli tagatoas samamoodi. Need on tõsised küsimused muidugi USA-s, et seal tuli välja ju USA luureülem Tulsi Gabbard selle väitega, et elektrooniline süsteem on häkitav ja samamoodi kutsus üleriiklikult minema üle pabersedelitele, et neil ei ole meie mõistes ju elektrooniline süsteem, vaid need on need ülelugemismasinad ja nad ütlevad, et see on häkitav. Seda ütles Elon Musk juba aastaid tagasi, et see kõik on häkitav, täiesti ebausaldusväärne ja Trump andis korralduse kõike seda uurida, selle kohta tooti juba ebaregulaarsuste kohta andmeid välja, nii et hakati uurima ka siis endist riigi küberjulgeoleku ülemat Chris Krebsi, et mida ta tegi 2020. aasta valimistel. Et Eestis paraku ma ütlen, et üks julm asi on see, et jälge ei jäeta, eks. Kui tuleks ainult keegi, kes räägib, nagu Estonia hukkumisega seoses on tulnud inimesed, kes räägivad, on tulnud, aga see ring on seal üsna väike, nii et ma arvan, et paljud on ka valimiskomisjonis väga rõõmsad, et jumal selle usaldusega, peaasi, et omad poisid saavad valituks, et nemad ei topi oma nina liiga sügavale asjadesse, võib kõrvetada saada. Nii et USA-s uuringud jätkuvad ja arvata on ka, et tuleb vahele jäämisi ja siis kui nende jaoks valimisi võltsitakse, siis see on ka täielik tragöödia, riigi usaldusväärsus ja variseb kokku. Aga ma loodan, et Trump taastab selle usalduse ja varsti on ilmselt nendel valimismasinatel ka lõpp, sest nad arutasid seda täiesti valitsuse tasemel ja ehk tuleb ka midagi väga huvitavat välja. Eks meil on ka ju oodata, mida siis OSCE ekspertmissioon, millise aruande nemad kirjutavad, et nemad ju käisid meil peale seda, kui Riigikogu aseesimees Arvo Aller saatis neile teate, et nad soovivad, et tuleks ekspert tuleks hindama ja sellega oli ka omaette keeruline, et kuidas üldse sai seda kutset esitada ja nüüd on oodata nende raportit, seda enam, et nad on ju alati teinud märkusi
öelnud, et näete, siin on probleem ja üks OSCE kriitika oli see, et vahepeal tõesti tekib selline olukord, kus süsteemi, kus võib lisada hääli, just seesama auk, mis nüüd ära parandati, me ei tea, võib-olla on vahepeal jälle mõni teine auk, mida ei teata. Ja alati on tagauksed sellistel asjadel, et üks asi on see, et auku ei peagi leidma, sest mõni on sinna ise korraldanud tagauksed. Sellepärast me ainult tuurime pimedaid kaste ja elektroonilises maailmas võib alati midagi teha, sest me teame näiteks luuretel on tagauksed. Kunagi osteti väidetavalt Skype just sellepärast ära Eesti arendajatelt, et USA luure ei saanud sinna tagaust. Et vestlused olid anonüümsed ja nad olid sellega väga hädas. Ehk siis kõike tahab siis suur vend pealt vaadata. Aga Evelin, see on põnev teema ja me ootame OSCE raportit, mis peaks igal ajal tulema, siis me pöördume kindlasti valimiste teema juurde tagasi. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Oleme stuudios tagasi, räägime Eesti Konjunktuuriinstituudi viimasest väljaandest, mis puudutab majandusolukorda, Eesti inimeste ostujõudu. Kõigepealt kiidan, et 2023. aastal hakkas Eesti Konjunktuuriinstituuti juhtima selline mees nagu Peeter Raudsepp, kes on ka tugeva majandustaustaga, majanduse krediidi eriala lõpetanud mees ja väga pikalt juhtinud rahvusvahelisi äriettevõtteid ja ta oli nagu sitke, kui ta meie fraktsioonis käis, ütles, et mina ei ilusta asju, ja talle avaldatakse väga suurt survet, et ta ilustaks, kusjuures Eesti Pank allub sellele survele ime hästi. Ta näiteks ei räägi rohepöörde mõjudest, vaid ütleb, et me tegime ühe spetsiaalse prügikasti, kuhu jälle midagi siis rohereeglite järgi paigutada, aga vaadake, see Eesti inimeste rahakoti mitte kuidagi ei päästa ja ennustused lähevad neil kogu aeg aia taha. Küll on huvitav, sellepärast Eesti Konjunktuuriinstituut on ilmutanud iseseisvust ja alustangi siis sellest, näiteks nad panid siis kena tabeli jälle välja toidukorvi maksumus aastate kaupa, et viimase aastaga on toidukorvi maksumus, siin antud juhul on arvestatud 4-liikmeline pere ühe nädala jooksul põhikaupade osas tõusnud 6,5% ja siin hinnatakse, et tänapäeval siis 2025. aasta seisuga on see hind 123 eurot 4-liikmelisele perele ja veel aasta tagasi oli 115 eurot, nii et väga järjekindlalt ja märkimisväärselt need hinnad tõusevad ja on ju selge, et palgatõus ei tee seda elukalliduse tõusu tagasi, sest me räägime ju ainult praegu toidukorvist, mis on 6,5%, mida teevad elektrihinnad ja paljud muude kaupade hinnad, et see ongi asi, mis teeb inimesed vaesemaks ja oluline on öelda, et 1/5 Eesti inimesi ei tule korralikult ots otsaga kokku. Ja, et mis tõmbab ju majanduse käima, see on ju ettevõtlus, kuigi meie siin ministrid, Jürgen Ligigi on välja öelnud, et raha ei tule ettevõtlusest. No ma ei tea, kus kohas see raha siis tuleb. Endise ministri suust. Aga kui neile puudub arusaamine, kuidas väärtused ühiskonda tekivad, siis ei saagi midagi paremaks minna. Seda enam, et kui me vaatame veel seal Konjunktuuriinstituudi poolt ära toodud näitajad, et kõige nagu kurvem on on näitajaga ka välisinvestorite suhtes, et nende jaoks on see Eesti keskkond ebasoodne ja see tähendab, et ei tule investeeringuid ja muide, kui Peeter Raudsepp käis ka meil riigieelarve kontrollikomisjonis ja meil oli teemaks just, et kuidas on Eesti majandus ja maksud ja riigieelarve olukord seoses sellega, et hinnad tõusevad ja Eesti Pank oli ikka nii optimistlik ja meil seal on ka Mart Võrklaev on komisjoni aseesimees ja küll nemad nägid asja roosades värvides, et elu läheb justkui paremaks ja võeti sõnumitoojat
Peeter Raudseppa vaadati algkulma, nagu oleks tema olukorras süüdi. Ei, ta on ainuke inimene. Sõnumitoojat ei tohi tappa, see on ju inimene, kes teile infot annab ja omal ajal loodigi see Konjunktuuriinstituut vana Eesti Vabariigi ajal. Siis oli ju suur majanduskriis ja selleks, et objektiivset infot saada, et ega siis lihtsalt ilustamisega midagi paremaks ei lähe. Koalitsioon ei tohi pilti ilustada, aga no nad on läinud utopismi peale, et kõik see roheline on uus totalitaristlik nõukogulik süsteem, kus ma toon ainult ühe näite, üks number oli, et umbes 130 erinevat poliitikat on algatanud Euroopa Komisjon, no tegelikult oli üle veel, kusagil 140 erinevat rohepoliitikat erinevates valdkondades, üle 90 on neist juba ellu viidud, 37 ootavad kokkuleppimist ja elluviimist ja ainult 4 on peatatud. See on ju laviin, mis kõikides valdkondades tuleb, see on tõeline plaanimajandus, et hoidke ennast. Ja kui me oleme harjunud sellega või võtame eelduse, et näete, et majandus on tsükliline, on tõusud ja mõõnad, siis me oleme ikkagi väga-väga kauaks jäänud sinna olukorda, kus on justkui taastumine, et me ei saa kuidagi kivi tagant minema ja me ei hakkagi saama, kui me tõstame makse samal ajal, kui majandus on languses ja mina ei näe ka olukorra paranemist, kui me investeerime taastuv energiatesse. 100%, Isamaa kirjutas ka sellele alla ja ruhkelt rinnakummi, et 100% taastuvatest allikatest. No see on energiasüsteemi hävitamine. Ja kui meil on ülikallis, no on tõesti, tuulepargid on ülikallis elekter ja kui nad nüüd tahavad veel meretuuleparke rajada, seal on ka väga kallis elekter. 2,8 miljardit uputatakse soolasesse vette, meie raha. Ja meretuuleparkide elektrihind on toodudki, et see jääb sinna 150 euro kanti kilovatt-tunni eest ja samal ajal Soomes on tõesti hea soodne hind ja muide, ettevõtjad juba räägivad, et neil on kallim Eestis toota näiteks mingid puidutooteid, aknaid, raami, uksi, kus on palju elektrit sisendis, vaid lähevadki Soome. Mida see tähendab? See tähendab, et meie inimesed ei saa tööd, ei laeku tulumaksud, ei saada tulumaksudest ja tööst ei saa ka teised, samas ettevõtted raha, kes müüvad seal pileteid või müüvad see on nõiaring, sest nad võivad makse tõsta, aga majandus selle võrra kängub ja lõpuks saadakse veel vähem raha riigieelarvest, et näiliselt pigistatakse, aga see on nõiaring ja väga karm Eesti tuleviku jaoks. Kui me võimule peaksime tulema EKRE-ga, siis me roogime neid Augeia seda alla päris pikalt puhtaks. Aga parem hilja kui mitte kunagi, sest rohepööre ajab lihtsalt tööstused pankrotti ja kägistab inimeste ostujõudu nii julmalt. Ma mõtlen mõned numbrid veel, et Konjunktuuriinstituut ütles, tööstuse kindlustunne märtsiks 2025 kukkus 9,6%. Kunagi ta oli plussis, see on 100 punkti skaalal, kaubanduse kindlustunne kukkus veel -18, ehituse kindlustunne 16, tarbija usaldus kukkus koguni -35 võrra, et teeninduse kindlustunne on ainult kergelt plussis 2,3. Kuna seal on hinnad tõusnud nüüd, et tõesti kõik on kallimaks läinud ja teeninduses on ka palgad tõusnud seoses kõikide asjade kallimaks minemisega, et seal on teatud kindlustunne, aga see võib ka ajutine olla. Ja instituut ütles, et kõik majandususalduse ja kindlustunde indikaatorid on punases. Igaüks võib minna KI.ee Konjunktuuriinstituudi leheküljele ja vaadata, kui kehv see seis on. Ja hindade tõusu nähakse ette kõikides ärivaldkondades, see tähendab ju ka inflatsiooni kasvu, perekondade majanduslik olukord oligi üks oluline argument, et ja lihtsalt ette on näha, et mitte ainult 5% ei ole siis kitsikuses, vaid varsti 4% ja see tähendab ju, et päise päeva ajal vaesutakse. Jah, ja ma küsisin ka seal riigieelarve kontrollikomisjonis
küsimuse Peeter Raudsepalt, et no millal on see tõehetk, et kus me siis näeme inimeste toimetulekut ja kõikide nende hinnatõusude ja maksutõusude realiseerumist. Ta vastas, et see on 2026. aasta jaanipäevaks, siis on realiseerunud kõik need maksutõusud, kõik need aktsiisitõusud ja maamaksud, et siis me näeme, millises olukorras meie Eesti majandus on. Ja Evelin, see on pisut kurb noot, millega me lõpetasime, aga head inimesed, teie oletegi need, kellega suhtlemisel tekib meil uusi ideid, inspiratsiooni, sellepärast ma märgin ära, et sotsiaalmeedias, näoraamatus ehk Facebookis on leitav selline kena lehekülg nagu vestlussaade Vaba Sõna, tehke sinna oma tähelepanekuid, kommentaare, tagasisidet ja millest te tahaksite siis selles saates võib-olla ka midagi huvitavat kuulda. Ja kindlasti jälgige meie kõige paremat uudiste portaali, milleks on www.uueduudised.ee ja tänan mina ka omalt poolt kuulamast ja kena kevadet kõigile. Lisan vaatamise alla veel sellise kanali nagu EKRE Lääne-Virumaal ja märgin ära, et kui tahate pidevalt asjadega kursis olla, siis meil on igas Lääne-Viru omavalitsuses oma lehekülg on Väike-Maarja, EKRE Väike-Maarja, EKRE Vinni vallas, EKRE Rakveres, EKRE Viru-Nigulas, Tapal, Kadrinas ja mujal, nii et hoidke endaga pidevalt kursis. Kuulmiseni! Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna, järelkuulamine treeraadio.ee ja uueduudised.ee.